Nii, kuidas luua suhteid 9 üksinduse põhjust, analüüs ja siis sünnikuupäevade järgi. Et 9 üksinduse põhjust, miks teile keegi ei sobi, miks te olete veel üksinda või miks mees või naine lõpetab minuga suhtlemise. Kui me oleme liikumas suhtes juba teisele etapile või soovi minuga suhet alustada või mees või naine on juba abielus kooselus. Kui sa oled kokku puutunud kas või ühe sellisest küsimusest, siis see video aitab sul aru saada, miks sinu suhted ei laabu. Miks sinu suhted laperdavad, just eriti peale selliseid kohtumisi ja kui te hakkate justkui nagu leiba ühte kappi panema. Ja selles videos sa saad teada, kuidas luua suhteid, seda vastavalt kuupäevale. Ja vaatame siis siin selle asja juures seda sinu sünnipäeva konkreetselt. Et minu nimi on Merike, ma olen numeroloogia psühholoog ja ma olen 47-aastane ja mul on endal samuti olemas juba kogemusi suhtes. Olen ise lõpetanud kahjuks suhteid ja minuga koos elusid on lõpetatud. Ja selleks on olnud loomulikult omad põhjused, aga nüüd, kui ma olen ennast analüüsinud, siis ma tean väga hästi, kes ma olen. Ja miks ma niimoodi olen käitunud, ega siis igal asjal on oma põhjus ja olen analüüsinud ka muidugi suhteid oma partneritega, ka koostööpartneritega, et nüüdseks ma tean väga hästi oma plusse ja miinuseid. Ja olen klientide puhul samuti kokku puutunud lahkuminekutega ja ka nende probleemidega, et kokku jäämistega, et kuidas suhet veel hoida. Ja samuti ma aitan teha inimestel neid sünnikaardi analüüse ja sinna sisse juba kuulub sinna analüüsi ka suhte kolmnurk, ehk siis vaatan, mis põhjusel teie suhe just partneriga on selline, nagu ta on. Et kõige olulisem on teada, et viga ei ole konkreetselt sinus, et sa oled liiga pikk või sa oled liiga lai või sul on liiga lühikesed juuksed, liiga pikad juuksed, sinised silmad, pruunid silmad, mida iganes. Et kindlasti tunnete selliseid ilusaid inimesi, kes meenutavad väga barbisid ja kenne. Need nukkusid mõtlen siis siin, aga nende suhted ei ole kõige paremad. Et oleme lugenud kroonikast, Õhtulehest ja nii edasi, kuidas sellised ideaalsed paarid on siiski kahjuks lahku läinud. Et teisalt tunned jällegi täiesti tavalisi inimesi ja kellel on paarisuhted väga korras ja väga pikalt on need ka kestnud. Et võib-olla oled just sina see õnnelik, kes ongi sellises väga heas ja pikalt kestvas suhtes, et võid panna siia kommentaari, et mis on selle koosolemise selline pikaajalise koosolemise saladus. Loomulikult tegelikult numeroloogia abil me saame hästi palju teada siis ka partneri plussid ja miinused. Et ma ütleksin niimoodi, pole halbu inimesi, lihtsalt see, et kui sa saad teada tema plussid ja miinused, siis saab ka neid reguleerida. Ehk siis see, et oma partneri puhul praegu oskan öelda, mina olen praegu väga heas suhtes, et tänan küsimast. Ja praegu ma tean väga hästi oma miinuseid ja olen rääkinud ka oma partnerile, millised minu miinused on. Ja olen aru saanud ka oma partnerile. Ma ei ütlekski tegelikult, et need nii suured miinused on, aga pigem see, et peab täpselt teadma, millal on vaja nagu võtta üks samm tagasi. Et sellised asjad, et mõlemad me austame ja hindame väga palju seda, kui me saame natukene oma aega. Ja noorena loomulikult ma ei oleks seda üldsegi tahtnud, et minu partner tahab oma aega, mis oma aega. Noh, mida iganes. Nii. Aga nüüd ma räägin siis teile 9 põhjusest, miks paarisuhe ei toimi. Ja seda siis lähtuvalt sinu sünnikuupäevast. Ja vaatan ka seda, et mis siis takistavad seda ja millele siis tähelepanu pöörata. Et kui sa oled sündinud 1., 10., 19. või 28. päeval, ükskõik mis kuus, siis teid, ehk siis sind takistab loomas suurepärast toimuvat suhet, sinu uhkus, sinu upsakus, tahad sa seda uskuda või mitte, see on umbes nagu seadus, et kui sa seadust ei tea, aga seadus ikkagi kehtib. Et tegelikult see on nii, seepärast, et sa oled tegelikult suhteliselt kõva naine. Ja sa oled selline, kuidas ma ütlen, läbi seinte mineja, sa oled selline suht kangekaelne ja sa ei lase ennast ka teistel aidata. Kui sina otsustad midagi teha, siis niimoodi lihtsalt lähebki.
ja kui isegi sa alustad suhet sellise tugeva mehega, noh, sinu meelest nagu tugev mees ja kui te hakategi kokku elama, siis see üsna pea see mees muutub nõrgaks selles suhtes, et ta ei oska sulle nagu kuidagi läheneda, sellepärast et sina oled selline mega kõva nagu naine suhtes, kes ütleb, et nüüd teeme niimoodi, nüüd lähme sinna ja bla, bla, bla. Et põhimõtteliselt sulle meeldib ka kontrollida väga. Ja sa võtad täielikult siis mehe enda kontrolli alla ja hakka teda jälgima. Ja sellise, jah, naise kõrval on mehel väga raske olla. Nii nagu ma juba ütlesin, et ta lihtsalt ei pea pikalt sellele vastu. Et see tähendab ka seda, et teie suhtes tulevad probleemid või siis see, et kui te jäätegi kokku, siis sa imestad lihtsalt, et noh, on täielik mekku vaata, istub diivani peal ja mitte midagi ei tee. Seepärast, et sa oled imernud temalt kõiksugused mehe, kuidas ma ütlen, need mahlad välja. ja siis naised, kes on siis sündinud 1., 10., 19., 28. kõige suurem miinus, ütleme selles suhtes, kui tal on üleüldse nagu negatiivne eluhoiak, siis sellise naise kõrval on väga raske püsida. Et just nii nagu ma ütlesin, et sina siis otsustad seal peres, et mida tehakse, kuhu minnakse ja kui mees siis mingisuguse ettepaneku teeb, siis see lihtsalt ei lähe läbi. Ja mehed hääbuvad sellises suhtes. Ja selleks, et see miinus plussi keerata, siis sul on vaja lihtsalt õppida usaldama teisi inimesi ja võtta vähe rahulikumalt ja üleüldse anna rohkem mehel ennast hellitada. Et ja siis see, et ma tean, et sa oled väga iseseisev, sa tahad, et sul oleks oma raha ja kõik muud asjad, aga lihtsalt võtta üks samm tagasi ja anna mehel võtta see mehe roll, et ja seda muidugi teadmiseks kõigile, kes siis on olnud, noh, mitte olnud, aga kes on siis erinevatel sünnipäevadel sündinud, et teate, andke meestel olla mees. Et see on muidugi ka üks minu viga, mida mina isiklikult olen siis teinud, et ma olen ka selline suht meheliku numbriga naine. Et ja number 1 on muuseas mehe energiaga naine. Vaid nii. Et siin pane jah tähele seda, et anna jah mehele olla siis mees ja ole pehmem, ole hellam selle mehega, hellita teda, et sa ei pea olema mingi Terminaator 2 teie suhtes, et sa lihtsalt kõik asjad teed vaata ära. Et ja samas näiteks, kui sa lähed esimest korda kohtingule, siis ka samamoodi, et võtta see mingi selline nunnu-punnu nagu olemine, et selles suhtes, et muidu mees, kui ta istub sinuga esimesel kohtingul, siis ta nagu lööb põnnama sellepärast, et ta nagu küll ei tea, kuidas ta sind aidata saab või mida ta sulle üldse pakkuda on. Vot. Ja samas, et suuna oma see mehelik energia sinna rohkem trennidesse, et pigem sellist boksi jooksmist, mida sellist nagu tead, kus rohkem peab nagu toimetama, siis sul on suht palju sellist agressiivset energiat. Ja siis, kui sa oled sündinud 2., 11., 20., 29. kuupäeval, ükskõik mis kuus, siis ja kui sa ei ole suhtes, siis on seepärast, et sind on suhtes liiga palju. Sa surud ennast suhtes liiga palju oma mehele peale, võtad justkui kõristelt kinni ja hakkad talt rohkem nõudma, kui ta seda sulle anda suudab. Esimesel kohtumisel oled juba justkui pulmakleidis ja kohe valmis minema altri ette, ütlema sõna jah. Ja sa kujutad juba ette, et teil on 3 last ja teil on maja ja teil on vau, kõik mis asjad teil seal on. Ühesõnaga, sa sulad täpselt nagu mehega ühte energiasse, seepärast, et sa lihtsalt, sa annad endast kõik selle mehe jaoks lihtsalt ja mehel hakkab suht kiiresti igav sinuga, sellepärast, et sa oled kogu aeg selline nunnu-punnu ja tahad kõik teha täpselt nii, nagu mees tahab ja ka see kõik johtub sellest, et sa ei armasta ennast liiga palju, sa ei armasta ennast piisavalt palju ja sa oled liiga hea, liiga ülihoolitsev oma lähedaste suhtes ka, sa tahad kõike kontrollida, sa tahad täpselt niimoodi, et sellel kellaajal, kus sa oled, millal sa tuled, miks sa ei helistanud ja lihtsalt mees väsib sellest väga ära. Et sa ise küll arvad, et see on väga hea, aga samas sa ei saa nagu aru, et miks mees ärritub sellise asja peale. Ja sellistel naistel nagu, kes on sündinud siis 2., 11., 20. või 29. on
teie suhtes olevad mehed on tihtipeale hõivatud, kui te kohtute nendega, et kas nad on siis juba abielus, kooselus või neil on mingisugune mitu suhet samal ajal, ehk siis te lihtsalt olete nii sinisilmsed ja loodate, või siis on see, et te ise peate mitu suhet korraga, et see ka ei ole hea. Vot, et mis te siis peaksite tegema, et selles suhtes, et elage oma elu ja lõpetage teiste elu elamine ja lõpetage kõikide oma lähedaste eest ülikontrollimine, eriti see, et kui sa juba oled suhtes, et siis ära kontrolli, pigem usalda ja sa ei pea kogu aeg mõtlema nagu mitut sammu ette, et selles suhtes, et kui nüüd laps läheb kooli, mis siis juhtub või vaata, kui mees läheb sinna ja siis, kui tal ei ole seda, et sa ei pea kõiki asju nagu ette nägema, et anna lihtsalt nagu elul minna. Nii. Ja siis see ka, et kui sa oled suhtes, et ära lihtsalt pinguta üle, et anna usalda lihtsalt seda elu. Seepärast, et see mees väsib väga kiiresti ära sellest. Ja siis sa ise lõpuks oled hästi tühi nagu tühjaks pigistatud sidrun ja sul on selles suhtes kategooriliselt just sinul number 2, ehk siis need, kes on sündinud siis 2., 11., 20., 29, sul on kategooriliselt keelatud suhelda abielus olevate meestega, sellepärast et karma põrutab sulle järgnevatel aastatel väga kõvasti. Et tasub olla tähelepanelik. Nii, järgmine, kui sa oled sündinud 3., 21., 21., 12. või 30. päeval. Eks kokku peab saama 3. Ja. Et ükskõik mis kuus, siis oled üliemotsionaalne naine, et emotsioonid nagu merelainet tead üles alla, selline, sa paistad silma, kui sa lähed kuhugi ruumi, siis lihtsalt sind on kõik kohad täis, et sind märgatakse, sind nähakse ja sul meeldib muidugi olla tähelepanu keskpunktis ja põhjuseks võib olla teie kohtumisel siis partneriga ja kui te olete juba kunagi kohtunud või siis kohtute esimest korda see, et lihtsalt sa nagu räigelt paistad silma, saad aru, ja siis mehed vaatavad, opadi, et sellist naist ma tahakski endale, aga sul on suht keeruline saada seda paarisuhet luua, sellepärast et mehed näevad sinus sellist veitsa ebastabiilset naist, et sa oled liiga selline bravuurikas, et mees ei ole kindel, kas selline ema püsib üldse kodus ja äkki sa hüppad veel kuhugi vaata, et selline igasugust asju mõtled välja, uusi põnevaid lugusid ja selline ohtlik oled, et aga tegelikult sa oled südame poolest, sa oled väga-väga hea ema ja väga hea naine oma mehele ja ütleme siis numbrite puhul üleüldse see number 3 on siis just teie siis, kes te olete sündinud 3., 12., 21. ja 30. siis laias laastus, siis te olete kõige paremad hellad naised oma meestele. Vot, aga jah, et seltskonnast te särate ja see on muidugi selles suhtes see on nagu kärbseliim, vaata sellistele tüüpidele, kes on sellised gängsterid, ütleme niimoodi, et teile muidugi meeldivad ka väga sellised tüübid, kes näevad väga head välja ja jutustavad palju nii nagu teiegi ja siis tihtipeale te võite olla suhtes, mis teile üldse ei meeldi, ehk siis see partner pikas jooksus pärast ei meeldi üldse, te pettute väga tugevalt. Vot, küll te aru saite, mida ma mõtlesin. Ja siis muidugi see, et teil on ka see lugu, et siis kui te suhet hakkate looma sellise partneriga juba, kes teile nagu väga tundub, et kõik on väga hea, kõik sobib, siis te tahate hästi kähku, et teie soove täidetakse. Te peaksite pigem võtma nagu üks samm tagasi ja lihtsalt usaldada seda suhet, seepärast, et teil on selline väga huvitav omadus lihtsalt kasutada mehi veits ära. Mitte veits, aga päris tõsiselt. Ja te hakkate kohe sättima seal, et vaata, see on vaja osta, see on vaja osta, see on vaja teha. Et lihtsalt hea oleks veel, kui ta oleks üldse president juba, et see oleks teie jaoks kõige nagu kihvtim, aga tavaliselt presidendid on hõivatud, neil on juba naised olemas. Et võtke üks samm tagasi. Ja samuti ka see, et kui te suhet hakkate looma, siis
ärge ainult kogu aeg seda, noh, sorry, mina ei ole see, kes peab nagu ütlema, aga lihtsalt numeroloogia alusel siis ma ütlen teile niimoodi, et olge ettevaatlikud, et just need sellised särtsakad kutid ei ole nagu kõige paremad värgid, et te olete lihtsalt südame poolest võtnud väga-väga hea ema ja kindel ema oma lastele, et te vajate sellist kindlat meest. Ja te ei pea kohe kõike saama. Nii, aga lähme edasi number 4. Et naised, kes on sündinud 4., 13., 22. ja 31. päeval, et ja ükskõik mis kuus, et te olete üksikud ja teate, mis te olete veel suht paljud teist on üksikud. Ja te olete suhtes üksikud sellepärast, et te saate aru, et teil on niimoodi lihtsam. Seepärast, et kui te alustate suhet või te olete juba mingis suhtes, siis te niikuinii vastutate kõigi eest. Te võtate kogu koorma lihtsalt enda peale. Ja tihtipeale on see, et teie tööd, teie vaeva perekonnas lihtsalt ei hinnata. Ja lihtsalt siis, kui on nagu viimane piir, siis te lihtsalt ei jaksa. Teil saab ramm otsa. Ja muidugi, mis te suhtes, millised naised te olete, võite olla, siis üldjuhul on see, et mehed väsivad ka teist ära, sellepärast, et te olete suhteliselt ranged. Ja teiega on ehk siis keeruline asju läbi käia. Te olete hästi selline süstematiseeritud ja teil puudub selline nagu kergus, et kerguses nagu minna, et teeks täna seda või teeks vaata midagi seda, et ja meeste jaoks on teiega nagu selline suhteliselt raske ja keeruline. Ja mehel võib olla selles suhtes natukene arusaamatu, et miks peab olema nagu nii rangelt raamistikus kõik asjad ja miks peaks olema selline väga nagu koormuslik ja raske see nagu ütleme igapäevane see argipäev. Ja number 4 on täielikult siis meesenergia ja seetõttu sa surud ka oma mehe oma suhtes suht kergelt ka alla. Ehk siis ütleme niimoodi, et suht alguses, kui tundubki, et nagu teil on kõik väga hästi laabunud, aga siis kui hakkab see argielu nii nimetatud, et siis üldjuhul sa nagu pigistad selle mehe alla, et sa imed ka nii nagu mis oli see number 1, et imes nagu selle kogu energia oma mehelt välja ja siis lihtsalt see, et sa jälle mõtled, mida jälle, aga siis tihtipeale sa võid nagu mõelda, et imelik, et see mees nagu mitte midagi teha ei viitsi. Et aga sellepärast, et sina lihtsalt teedki kõik asjad ise ära. Vot. Ja tihtipeale sul võibki sattuda selline sinust füüsiliselt ja vaimselt, mentaalselt siis nõrgem inimene, nõrgem mees. Aga kui suures suht alguses ta ei olnud äkki selline. Ja soovitan sul soojalt siis suhtuda ellu kergemalt. Katsetada erinevaid ekstreemseid väljakutseid, vastu võtta erinevaid väljakutseid, ehk siis võtta kohe endale selline üks päev, et lihtsalt ütled jaa kõikidele asjadele ja proovi, et kuidas sa sellega hakkama saad. See võib suht keeruline muidugi olla. Ja siis muidugi üks asi, mida ma tahan hingele panna, ütleme sulle siis kõige rohkem, aga tegelikult kõigile seda, ma juba ütlesin seda ka, et andke meestel olla suhtes mees. Et 4 puhul on see kõige keerulisem lihtsalt see, et sa tahad lihtsalt, sa tahad automaatselt juba selle vastutuse, aga võtta üks samm tagasi ja anna tal olla mees. Vaat niimoodi. Vot. Ja mida rohkem muidugi sina võtad, number 4, võtad suhtes vastutust, siis seda rohkem mees, seda vähem mees tahab teha. No see on suht loogiline, eks ju. Siis naine, kes on number 5, ehk siis sündinud 5., 14. või 23. ükskõik mis kuus. Võt nemad on väga harva üksi. Kuna nad on piisavalt salalikud, ettearvamatud, just see, mida mehed armastavad. Kuid kui sa oled juhuslikult üksi, siis põhjus on selles, et sa oled liiga suletud, liiga konservatiivne. Üldjuhul number 5 elab materiaalsuses või elad sa liiga eesmärgipõhiselt. Ja siis sul on ainult siis töö ja materiaalsus väga tähtis ja see, et sa saaksid enda elu ümbritseda siis ilusate asjadega. See võib ainult sinu üksinduse põhjus olla. Ja mis siis 5 on see, et nad elavad liiga peas, aga ei ela südames. See väljendub selles, et kogu aeg on peas see, et mida teha, kuidas raha rohkem teenida, siis seda ja sul on nagu mitu projekti peas korraga ja siis sa ei suuda ennast nagu kuhugi
ütleme, ühte projekti lükata. Põhimõtteliselt jälle, siis ütleme jälle, jah. 5 on ka suht mehelik number, ütleme siis niimoodi, et 5 on ka see paha komme, et ta võtab nagu selle mehe rolli perekonnas ja ta hakkab ise raha teenima ja nii edasi. Eesti naine, kõva naine, vaata, teeb kõik asjad ise ära. Ja kusjuures see viga, jah, et ärge tehke niimoodi. Muidugi mul lihtsam öelda, teed raskem teha, eks mul on endal ka mehe number, nii nagu ma ütlesin, või mehelik number. Ja siis see, et 5 puhul on see, et ta ei ole nõudlik enda puhul ainult, aga ta on ka teiste puhul suhteliselt nõudlik. Ja sa oled selline külm naine, ei saa ennast, ütleme siis niimoodi, keha ei suuda nagu vabaks lasta. Et sul on nagu oma tundlikkusega suht palju raskusi. Ehk siis jagada oma tundeid, ehk siis oma kehalisi tundeid mehega, et kui sa nagu aru saad, millest ma siin räägin. Et võt, siis sa peaksid kõige rohkem siis tegelema sellega, et mitte kontrollima teisi inimesi, pigem rohkem usaldama teisi inimesi. Ja kasutama selliseid kehalisi treeninguid, ütleme siis, ma ei tea, kas on nüüd tantras, on võib-olla meditatsioon, see on jooga, nagu rohkem lõdvestuda ja sulle ka panen selles suhtes hinge peale, et usalda pigem meest, anna mehele see mehe roll kodus, et sa ei pea kõiki asju tegema, et ma tean 3 viit, 1 puhast viit isegi, tervitused sulle. Et kes teeb kodus remondid ära, kõik asjad ta teeb ära. Ma ei tea, kas ta autoremonti ka veel teeb, aga jah, lõpetage kohe ära. Võt nii, aga ma tahan siin kõigile nüüd veel ka meelde tuletada, et ei ole halbu ega häid. Selles suhtes meil kõigil on omad head ja vead ja me ei ole kõik siin, meil ei ole inglikesi, meil ei ole kuradeid, eks ju, et me peame lihtsalt vaatama ja mõtlema selle peale, et kus kohas me peaksime järgi andma, et me ei pea olema nagu selles suhtes need mehetüübid. Ja kui sulle see video meeldib, siis kindlasti vajuta seda pöidlanuppu ja siis jaga seda oma sõpradega ja väga loodan, et teil on sellest abi ja kui sa muidugi ennast ära tunned siin sünnipäeva puhul, oma numbri puhul ja kui sul on mingid teatud kogemusi ja kui sa tead ja tunnetad, et ja sa oledki olnud liiga kangekaelne või liiga selline mehelik, et siis lihtsalt pane mulle väike kommentaar sinna, et olen väga rõõmus ja õnnelik selle üle. Nii, kuhu me jäime? Number 6, eks ju? Nii, naine number 6, vot see on naine. Number 6 on väga naiselik number, vot number 3 oli ka naiselik number ja number 2 on naiselik number. Siis nii. Kui sa sündid siis 6., 15., 24. päeval, ükskõik mis kuus, siis sa oled väga ligitõmbav, meeste lemmik, silmapaistev. Sulle meeldivad väljakutsed, see elus on tihtipeale armukolmnurke, keegi veel peale sinu mehe ja nii edasi, sellised intriigid. Siis isegi kui sa oled suhtes, siis sa pead olema, mina muidugi isiklikult soovitan, et mingid salasõnumeid ei ole vaja seal saata ja pole vaja nagu hoida mitu rauda tules, et see on number 6 puhul selles suhtes, et number 6 tahab olla väga tähelepanu keskpunktis. Ma ei tea, kas see on õnneks või kahjuks, aga vaat. Ja kui sa nüüd oledki juhuslikult üksik, siis sinu üksinuse põhjuseks on ainult see, et oled kõigest tüdinenud ja soovid lihtsalt pausi. Siis sinul ei ole raskusi luua uusi suhteid. Sul tuleb see täiesti kerkusega välja, sest sinu puhul kõige olulisem sõna on truudus. Seda siis eelkõige enda suhtes ja samuti ka oma partneri suhtes. Oska seada piiri teiste suhtes, sul on tihtipeale palju silmarõõme, aga iseenda tervise nagu, ma ei oska seda nüüd ütelda, tervise jaoks, et siis see, et sinu heaolu jaoks siis lihtsalt jää ühe inimese juurde, seepärast, et siis mõistus püsib ka nagu klaarina. Ja siis kõige suurem probleem, mille kallal pealt tööd tegema, on see, et ära vaata meeste puhul ainult tema välimust. Sulle meeldivad musklites mehed, eriti selline hea väljanägemine. Siis see, et nende staatus tihtipeale sellised mehed on väga narsissistlikud, keda sa enda külge kleebid.
ja siis sa väsid sellest ja siis see viib lahkuminekuni, sellepärast, et kui sa kokku hakkad nendega elama, siis nad tavaliselt hakkavad sind alla suruma. Alguses neile väga meeldib, et sa oled selline nii nunnu ja nii lahe ja nii seltskondlik ja pärast siis nad lihtsalt panevad sind niimoodi pups kinni ja siis seal püsidki oma väikses kookonis. Nii, ja siis sul on see lugu, et sa otsustad liiga kiiresti teise välimuse osas, ütleme, sul on välimus, inimese suhtes nagu välimus väga oluline. Ja sa oled hästi kiiresti valmis temaga kohe kontakti lööma, siis kokku ja nii edasi ja siis pärast ongi see, et sa oled lihtsalt lõksus. Nii, aga pane kommentaar siia, kas sul on selliseid asju juhtunud ja võib-olla ma räägin täiesti mingit valet juttu. Vot. Ja muidugi, mis ma siin juures tahan lihtsalt ütelda teile ka seda, et ma räägin nüüd üleüldiselt nagu numbritest, ehk siis ütleme 6 puhul oli see, et kui see on 6, 15, 24, tegelikult kui üksipulki nüüd vaadata neid numbreid, siis näiteks 15 on veitsa erineva kui 6, 24 on hoopis veitsa selline teise nüansiga, sest seal on 2 ja 4. Et te võite ise natuke fantaseerida ja mõelda näiteks, kui võtta siin näiteks see päev, sünnipäev 24, siis kui ma 2-st rääkisin natukene midagi, 4-st rääkisin natuke midagi ja 6-st rääkisin midagi, siis sealt saab nagu neid kokku klapitada. Kui nüüd tundus, et see on liiga keeruline, siis unustage ära, mis ma praegu rääkisin. Niimoodi numeroloogias, siis ma saan rohkem, ütleme, inimestele lähemale. Loomulikult, kui ma teen sünnikaarti, siis ma vaatan hoopis teistmoodi. Vaatan ka teie suhte kolmnurga hoopis teistmoodi. Et praegu ma räägin siis üleüldist juttu, et kus te saate ennast ära tunnetada ja selliseid nagu plusse ja miinuseid. Nii, naine, kes on sündinud 7., 16., 25. on aga hoopis vastupidine number 6-le. Ehk siis tema meelsamini kontakteerub sellise paarilisega, kes on kas WhatsAppis või elab ta kuskil välismaal või temaga peab suhtlema, ehk siis kohe nagu ei jookse kokku. Et tihtipeale elab mees hoopis välismaal ja ei lase endale kiiresti ligi. Pigem on salapärane. Mul on selline tunne, et lihtsalt 7 lasevad lihtsalt natukene enda järgi joosta ka. Ja siis kas mingite kosmoselikkude põhjuste pärast ei saa nad kokku elada või mingi põhimõtte pärast, mis siis number 7 välja on mõelnud, või siis on see, et tööreise on näiteks, et mille pärast kokku ei saa. Ja number 7 naine justkui valib automaatselt endale sellise mehe, et ei ole lihtne koheselt suhet üles luua. Et 7 on selline kummaline tüüp veitsa, see on selline kosmosemutt. Ja siis see on number 5 ja number 7 on sellised suht sarnased oma käitumistest ja olemistest, et nad on sellised suhteliselt konservatiivsed. Et siis kui number 5 on näiteks seesmiselt selline konservatiivne, siis number 7 on väga vabalt nii väljas kui seespool selles suhtes, et 7 on selline komme, et lihtsalt ta hoiab nagu endasse, ta lihtsalt ei räägi midagi. Ja muidugi 7 on hästi nõudlik mehe suhtes. Mees üldjuhul ta tahab, et oleks edukas, hea töökoht, tugev, vastupidav, meeldiv ja nii edasi. Kuid samas siiski ta ei luba nagu piisavalt teda nagu lähedal alguses. Kusjuures 7 on perekonnainimesed, väga head perekonnainimesed, aga lihtsalt see nagu eelmäng, et kokku elama saada, siis läheb hästi palju aega. Vaat seepärast, et 7 ei usalda nii lihtsalt. Vot. Ja muidugi, mis ma siis 7-tele soovitan, see, et usaldage lihtsalt rohkem inimesi ja ärge kontrollige neid nii palju. Ja see, et kui on jube kontrolli vajadus, ärge nõudke muidugi teistelt nii palju, kui te nõuate iseenda, seepärast, et 7 on hästi nõudlikud inimesed. Et pigem suunake oma selline kontrolli vajadus sporti, mis on 7-tele väga-väga vajalik. Vot, ja 7 number on mehelik number. Nii, naised, kes on sündinud 8., 17., 26. on üksikud seetõttu, et nad on väga-väga head tüdrukud. Voi. Ja 8 on naiselik number. Ja sa oled väga hea naine. Ehk siis sa oled selline, kelle peale saab täiesti kindel olla, nagu 0-4-ks. Sa kohaned hästi kiiresti, sa valid alati endale mehe, keda justkui peaks kuulama, peaks teenindama ja meenutab natuke number 2, kes tahab olla ülihea, kuid number 8 kardab olla jällegi paha. Ehk siis sul on väga oluline,
justkui sind kiidetakse. sa tahad olla kõigile hea, sa tahad, et sinu ümberolijatel oleks piisavalt ja mugav olla. Ja muidugi, kui sa oled paari suhtes, siis miks meestel või miks teil tuleb näiteks probleeme, on sellepärast, et mehel hakkab üsna kiiresti sinuga igav, sellepärast, et sa teed talle kõik asjad ette taha ära. Ja sellepärast, et meeste jaoks on sinuga kõik selge, et selline iga päev üks ja sama värk, et kõik on ette teada. Ja see, et sina oled kõigeks nõus, sa ei taha üldse konflikte ja sa väldid lahkhelisid, et ütleme nii, et kui peab mingisugustest probleemidest kodus rääkima, siis pigem sa keskendud tööle selleks, et sa ei peaks nendest üldse rääkima, nendest probleemidest ja jätad sellised probleemid rääkimised teisejärguliseks. Kas teed pikemat tööpäeva või siis on see, et lähed kiiresti nõusid pesema või mida iganes. Aga soovitus on tegelikult selline, et pane ennast suhtes esikohale ja anna teada oma paarilisele ja ütleme, kui sul on lapsi, siis lastele samamoodi, et mida sina vajad konkreetselt ja ole valmis aruteludeks. Ja arutelud on lihtsalt kuuluvad, see on üks kooselu üks vormidest. Ja muidugi ka see, et mis number 8 puhul mul on üks väga hea tuttav inimene. Ta tunneb kindlasti ennast ära, kui ta kuulab selle video lõpuni. Et ta annab kõik oma paarisuhte nimel, aga ta tegelikult peaks ise endale midagi ostma. Et siin hakkab see nagu õnn hakkab siis liikuma ja see energia, kõik on energia meil tegelikult, et kui sa hakkad ise endale midagi lubama, kallis number 8. Vot, nii, lähme edasi siis naine, kes on sündinud 9. Ma loodan väga, et te jaaksite kuulata. Eriti number 9 on nii tublit, olete siiamaani nüüd ära kannatanud, selle ära oodanud. Et suur süda. Naised, kes on sündinud 9., 18., 27., ükskõik mis kuus. Kui sa oled üksik, siis seepärast, et kui mees teid näeb, siis tal jääb mulje, et sa oled juba suhtes. Miks te arvate, mille pärast? Kirjuta kommentaaridesse, aga ma kindlasti räägin nüüd sellest. Ja see on sellepärast, see on tegelikult ka niimoodi. Ja kui te olete, teie, kes siis te olete 9. sündinud, siis teil tihtipeale on kindlasti nägu hästi selline tõsine. Te olete hästi vaoshoitud ja te elate minevikus. Ja teil on väga võimalik see, et teil on minevikus kaasas mingisugune ese käekotis või rahakoti vahel või ütleme, kui te olete endisest mehest juba lahku läinud, siis teil on ikkagi mingisugused asjad seal kodus. Näiteks tema pilt või mingid videod, mingid medalid, auhinnad, mingi reisipildid ja nii edasi. Ja muidugi see, et te mäletate kõigest kõike. Vot, siis on siin nii huvitav selline asi. Et kui küsida number 5 tüdrukult minevikust ja küsida number 9 tüdrukult minevikust, siis tavaliselt on niimoodi, et number 5 ei mäleta üldse, mis ta siin hommikul tegi või siis eile juba ammugi mitte, aga number 9 mäletab 10 aasta taguseid lugusid täpselt samamoodi, et mida ta tegi ja esimesi suudluseid ja esimesi kohtumisi ja mis nad sõid restoranis ja nii edasi. Ja siis see muidugi, et teil on üsna tihti on teil selline ülekoormatud ja kurb pilk siis jah, sellepärast, et teil on nagu nii palju stressi ja te nagu ei saa seda vanat kogemust lahti lasta. Vot. Ja teil on kõige suurem ülesanne siin elus vana lõpetada ja vanast lahti lasta. Ja number 9 suurim viga on see, et ta ei oska vastu võtta mehelt abi. Ta oskab aidata, kuid mitte abi vastu võtta. Ja mehel on seepärast väga raske just number 9 naisega suhtes olemise juures see, et kuna tema võimalust on ära võetud, nii nagu ma olen teile juba paljudel öelnud seda, et andke palun meestel olla nagu suhtes mees. Vot. Ja muidugi siis naine soovib sellega siin paari suhtes nagu kõik asjad hästi kähku ära teha. Ma tunnen ühte naist, kes on sündinud 18. Väga nunnu, kui sa jaksad mind lõpuni kuulata, siis sa tead, kellest ma räägin. Ma nüüd natukene ärritan oma tuttavaid siin selle kaudu. Aga okei, jaa. Et selles mõttes, et palun number 9, et ärge tehke mehe ees kõik asjad ära. Et ma tean, et te peate lihtsalt kaua kannatama ja ootama, aga oodake palun päev, 2 kuni 5, 10 päeva,
küll ta selle ära teeb, aga ärge tehke ära seda neid asju. Vot. Nii, ja siis muidugi see, et sinu kõige suurem ülesanne on vana lahti lasta ja siis see, et te ei pea päästma kõikide elusid. Ja teil on see, et teil on nii suur süda ja kõik tahavad tulla teiega jagama oma kogemusi, oma probleeme ja nii edasi. Aga te ei pea seda tegema. Ja soovitama loobuda vanast, kõik vanad asjad kodust välja visata, mis meenutavad vanaid suhteid, üldse vanu riideid, seepärast et 9. on väga-väga huvitav oskus lihtsalt koguda. Kui rääkida kogujatest üleüldse, siis number 9 on kogujad. Vot. Ja anna siis energia selles suhtes nagu vabaks. Vot. Ja nüüd ma siis rääkisin teie kõik 9 eriversiooni ja neid põhjuseid, neid plussid ja miinused, ehk siis number 1 on see, et mina ise ja kontroll, number 9 elad minevikus, number 6 valid alati ilusaid, kuid pahasid poisse kohe esimesel kokkusaamisel juba leivad ühte kappi ja muidugi number 4 näiteks lahendad kõigi pereliikmete probleeme, number 2 lahustud oma mehes ja loobud oma arvamustest ja nii edasi ja nii edasi. Et kui sa tundsid ennast ära, siis palun kirjuta siia kommentaaridesse ja ma olen väga-väga tänulik, kui kirjutad, selles suhtes kirjutad jah, kas tundsid ennast ära või nagu üleüldse ei tundnud ära, et see on ka mulle väga hea tagasiside. Ja pane mulle siia pöidlamärk, telli minu kanalit, et palju huvitavat informatsiooni on siia pandud ja kui tahad üleüldse iseendast rohkem teada saada, mida ma väga soojalt soovitan, siis kirjuta mulle numbritekeel@gmail.com ja jaga oma sõpradega seda kanalit, seepärast et hästi palju huvitavat informatsiooni on siin kõigile. Ja tahan veel kord ütelda seda, et naised, palun jääge naisteks suhetes, te ei pea tegema meeste eest mitte midagi ja laske meestel ennast hellitada. Et ma tean, Eesti naistel on seda üsna keeruline teha. Vot. Et olen väga tänulik teile, et jaksite ära kuulata. Muidugi 9-le, kes siis oli kõige viimane. Ja muidugi käige siis vaadake mind ka Instagramis, TikTokis ja Facebookis on suletud grupp, kuhu ma panen ka hoopis teistsugust informatsiooni. Ja olge aktiivsed ja tšau, paka. Aitäh teile kõigile!